Aga ma toon ära äkki juba midagi. Aga ma tean, et vorstid on ju. Oi! Põletuse korral esimese asjana teeme siis seda, et me jahutame põletuskohta jaheda veega. Ehk siis me ei kasuta liiga kuuma ja ega väga külma vett. Selle tegevuse eesmärk on siis see, et me esiteks võtame natukene valu ära ja teise asjana me peatame soojuse levikut põletuskohas. Kuule jaa, võta see esmaabikott välja, vaata. Mul on siuke külmasprei siin ka. Ei, külmasprei ärme kasuta. Vaata, kas seal on põletuskeel olemas. Jaa, meil on esmaabikotis. No nii, vaatame sinna sisse. Oh, Jaa, vaat see. jaa, sobib väga hästi. Nii, räägime nüüd natuke asjadest, mida põletuse korral teha ei tohiks. Esimese asjana me ei kasuta külmaspreid. See külmasprei võib nahka üleliigselt külmutada ja kahjustada nii nahka kui ka kudesi, et selle asemel kasutame põletuskeeli alati, mis jahutab ja võtab valu ära. Teise asjana seda põletuskohta, kus iganes ta on, me ei hõõru, ei kuivata rätikuga ega paberiga, et vältida seda koha kahjutamist ja jälle mingisuguste bakterite levikut sinna. Nii, kui põletatud koht sai maha jahutatud, siis järgmise sammuna paneme natukene põletuskeeli. Võtame natukene seda keeli sinna haava peale. Ta siis niisutab ja aitab leevendada valu. Ja edaspidi ka peatab soojuse levikut põletatud käe osas. Siis järgmise sammuna võtame ühe puhta steriilse sideme ja seome selle põletushaava kinni, et vältida siis infektsiooni ohtu ja et see haav väga ei hõõruks. Sideme me paneme siis põletuskoha peale ja kui põletada said ka sõrmed, siis tuleb need sõrmed eraldi ka isoleerida. Üldiselt me siis eristame 3 põletustüüpi, kerge, keskmine ja raske põletus. Kerge põletus nägite videos, siis kahjustada saab naha ülemine osa, sinna tekib punetus, see sügeleb ja valutab. Keskmise põletuse korral lisaks ennevatele sümptomitele tekivad ka villid ja turse ja seal saavad kahjustada siis teised nahaosad. Ehk siis kui te näete ville, siis ilmselt on tegemist keskmise astme põletusega. Ja siis on raske põletus. See on siis juba väga eluohtlik seisund, et põletus võib ulatuda kuni lihasteni ja luudeni ja tüüpiliselt näete seal kuiva, sihukest musta, valget, koolakat nahka. Ehk siis selle põletuse korral tuleb kindlasti kutsuda ka kiirabi. Ja kõikide esmaabi vaates, kõikide nende põletuste korral tegutseme samamoodi, jahutame põletuskohta, paneme põletuskeeli, see on kinni. Kui me lähme abi andma, siis su enda ohutus on prioriteet number 1, ehk siis veendu, et sina ei ole ohustatud, kui sa abi lähed andma.